Nagu igal koosolekul on ka üks-ühele koosolekul oma struktuur ja 30 minutit jaguneb suurepäraselt kolmega ehk siis üks-ühele koosolek koosneb kolmest osast. Esimene osa on töötaja oma, teine 10 minutit on sinu kui juhi käsutuses ja viimased 10 minutit on see, kus arutatakse, kuidas edasi. Ehk esimese 10 minuti jooksul töötaja räägib, mis ta on teinud, mis tal on plaanis ja mis tal võib-olla teeb muret või mis on tema ideed ühe või teise asja osas. Ehk siis see on see, kus töötaja räägib ja jagab oma muret või rõõme ja nii edasi. See on see koht, kus juhina teed märkmeid. Teises 10 minutis on sinul juhina võimalik küsida neid asju, neid punkte, mis on sinu jaoks olulised ja mida võib-olla töötaja ei kajastanud oma 10 minuti jooksul. Samuti on siin võimalik sul anda töötajale eelinformatsiooni, mis on sinul temaga seoses teada saadud ja mis võib mõjutada tema tegevust. Ja viimase 10 minuti jooksul on sul juhina võimalik töötajaga läbi arutada, kuidas edasi minnakse, kui on mingid probleemid, mõelda sellele, kuidas need lahendada ja milline võiks olla sinu kui juhi roll töötaja toetamisel. Samuti on võimalik selle viimase 10 minuti jooksul paika panna ka näiteks pikemad tegevuste muutused. Kui on näiteks teada, et 2-3 nädala pärast toimub mingisugune üritus, mingisugune sündmus, mis võib mõjutada oluliselt meeskonna tööd, siis see tähendab seda, et võib-olla on vaja siin töötaja töökorraldus natukene ümber teha. Ehk siis üks-ühele koosolekul on väga selge struktuur, mis tuleneb just sellest, et kuidas juhina sa informatsiooni kätte saad ja kuidas sa oma informatsiooni jagad ja mis edasi toimuma hakkab.